No tšau, et sellised suvised grillid on eriti mõnusad ja kuna ma näitasin teile juba neid krõbekartuleid, siis ma tegelikult tahaksin teile näidata ühte teist krõbedat asja, mida üldjuhul on väga raske teha, sellepärast et see lihtsalt ei tule välja. Bataadifriikad. Ja siis, miks me teeme bataadifriikaid, on see, et lihtsalt enamusel ei tule need välja ja tegelikult seal on päris, ütleme, ainult paar lihtsat nippi, millega sa saad need bataadifriikad päris heaks teha ja nii-öelda krõbedamaks kui muidu, et päris samasugust krõbedust ei maksa päris taga ajada nagu on meil tavalistel kartulitel, aga usu mind, sa saad sellega hakkama. Nii et ma võtan kohe alguses kooritud bataadid. Kui sa tahad, sa võid jätta nad täiesti koorimata ja ma lõikan kohe alguses siit ühe suurema sektori ära. Ja nüüd ma keeran ta teistpidi, et mul oleks teda lihtsalt kergem lõigata. Ja nüüd ma lõikan teda siis teistpidi juba. Ja umbes sellised 1 sentimeetri laiused ribad ja vahepeal, kui jääb siuke riba üle, siis sööd ära. Ma söön ikka igas oma videos, kogu aeg söön ainult. Nii, ja siis teistpidi lõikan ka sellised 1 sentimeetri laiused viilakad umbes. Ja ma ütlen päris ausalt, et mingid osad jäävad alles, neid ei ole mõtet sul hakata nii-öelda ümber tegema, sellepärast, et need kõrbevad sul tõenäoliselt ahjus ära, arvestades samal ajal, kui teised juba küpsevad sul. Nii et pigem lõika need kitsamad ära ja ma ütlen ausalt, et sa võid neid kasutada enam-vähem samamoodi nagu porgandit. Lihtsalt näksi ja söö. Ja nüüd meil on bataadid lõigatud. Oluline on see, et nad oleks võimalikult sellised ühesuurused, et nad küpseksid ka sul ühtlaselt. Nii et me paneme nüüd nad vette likku, umbes siuke tund aega vees. Nii, nüüdseks on meil siis see bataat siin mõnusalt vees liigunenud. Ta on selline, sa näed, ta on natuke selliseks valkjaks muutunud, ehk siis valgeks, et siit on natuke seda tärklist välja tulnud. Bataadis on lihtsalt väga palju tärklist, et sa ei pea selle pärast muretsema. Nüüd siit on natuke seda välja tulnud ja tänu sellele läheb see sisu pehmemaks. Mis me nüüd teeme, me kuivatame nad ära, siis me võtame tärklise ja lisame selle pealiskihile, et ta tuleks krõbe. Aga see kõik, mis siin sees oli, selle tõmbasime välja. Nii et kurname ta ära nüüd. Nii, ja kui ta on meil ära kurnatud, siis ma võtame rätiku või siis köögipaberi ja paneme ta köögipaberi peale. Nii, väga hea. Ja nüüd on oluline see, et me tambime ta võimalikult kuivaks, et see üleliigne niiskus siit välja saada. Nii, läheb teine paber peale, kogu see niiskus siit välja. Natuke las ta seisab siin. Ma kuivatan vahepeal juba meie kausi ära ja me tegeleme selle sama kausi sees nende bataadifriikatega edasi. Nii, väga hea. Kiire töö. Nii, nüüd paneme need kuivatatud bataadifriikad siia sisse tagasi. Ja mis edasi teeme? Tuleb meelde või? Mäletad? Tärklis. Nii. Lisame siis kaussi tärklist ja kõige olulisem on see, et sa paned selle tärklise nüüd kaussi niimoodi, et sul kogu välimine kiht saab kaetud. Sa mõtled, et ma raputan peale, et kuidas ma siis selle välimise kihi siit nagu kaetud saan. Kõige parem, täpselt nagu, ma ei tea, restoranis. Lihtsalt natukene peksa ja tärklis lendab. Keegi just enne ütles, et see on nagu kokaiin. Ma ei kasuta kokaiini, see on tärklis. Tärklis on minu
mida juttu ma ajan? Okei. Et kes veel mõtleb, et mis nüüd edasi saab, siis nüüd hakkame maitsestama. Siis me võtame oliiviõli. Me paneme siia oliiviõli. Ja nüüd segame uuesti, et see tärklis jääks kinni. Ja sa võid ka seda vabalt kätega teha. Ma ei viitsi. Mulle tundub see põnevam, kuigi tundub väga messi. Nii, siis hakkame maitsestama. Me võtame küüslauku ja küüslaugu pulbrit seekord, mitte värsket küüslauku, kuna see nii-öelda jaotub paremini ära kogu selle pealispinnaga. Siis võtame paprikapulbrit ja kusjuures paprikapulber on üks asi, mis tegelikult teeb tegelikult ka sellele bataadile selle nii-öelda bataadifriika värvi annab, sellepärast et bataat, nagu te näete, ei ole ise tegelikult nii tume ja punane, kui paista võiks, on ju. Nii, ja siis cayennepipart. Natuke ikka vurtsu ka. Nii, ja siis me paneme siia ükskõik kui imelikult see ka ei tundu, suhkrut, täiesti valget suhkrut. Ja nüüd uuesti raputame kõik siit läbi, et kogu see väliskiht nende maitseainetega ilusti kokku saada. Ja suhkur toob ülihästi tegelikult bataadi maitse esile, nii et ära kindlasti suhkrut panemata jäta. Siuke läbu. Nii. Väga hea. Siis me võtame ahjupanni ja me paneme kõik need friikad siia ahjupannile. Nüüd jaota kõik ükshaaval siia ära. Niimoodi, et see päris nagu siuke kokku kuhjatud ei oleks, et siia peaks jääma natukene ka ruumi iga friika vahele, sest kuna bataadis ise juba tegelikult on siuke tekstuur, et ta ei taha väga krõbedaks minna, siis sina pead aitama natuke kaasa ja jätma natuke tal seda nii-öelda hingamisruumi siia. Nii. Ahi on mul tegelikult juba sooja pandud. Ahi on siis mul ülevalt alt küpsetus ja 215 kraadi. Et sa võid ka proovida grilliga, aga ma ütlen ausalt, et selle aja peale, kui sul lõpuks bataadifriikad nagu seest normaalselt valmis saavad, selle aja peale on juba nagu nad pealt suht kärssanud. Nii et proovi pigem ülevalt alt ja 215 kraadi. Läheb ahju. Ja siis ta on 15 minutit ahjus, siis me pöörame nad ümber ja siis uuesti umbes 10–15 minutit. Ja ongi valmis. Nii lihtne ongi. No nii, meil on 15 minutit möödas. Võtame nüüd välja. Aurab. Ja nüüd natuke keerame neid ümber. Oih, keerame lausa niimoodi ümber. Ja nüüd on see, et keerad nad niimoodi ümber, et nad on siis teise külje peal. Ja sa näed, nad lähevad mõnusalt siukseks kuldkollaseks. Oojas. Ma kujutan ette, et tavalises fritüüris või kuumaõhu fritüüris on neid oluliselt lihtsam teha, aga noh, ütleme nii, et kõigil ei ole siukseid fancysid masinaid, nii et vahepeal tuleb olla loov ja siis leida lahendused nii, nagu sul kodused võimalused nii-öelda pakuvad. Kindlasti sellepärast midagi tegema ei jäta, ei saa jääda, et sul ei ole kodus kuumaõhu fritüüri. Nii. Ja siis läheb uuesti 15 minutiks ahju. No nii, ja meie lühike aeg ongi mööda saanud ja vaatame, mis meie bataadifriikad siis kas on valmis või ei ole. No, tunduvad krõbedad küll. Nüüd ma võtan ühe taldriku ja äkki saab siis serveerida ka või? Kas te kuulsite seda või? Vaat need on krõbedad bataadifriikad. Oojas. Oojam. No nii, väga hea. Et kui sa tahad teha võib-olla
kiiremalt, siis ma soovitan sul võib-olla siis teha neid fritüüris või kuuma õhu fritüüris, nagu ma enne mainisin. Aga teeme kiire kastme ka siia kõrvale. Kastme jaoks pane siis üks osa kreeka jogurtit, natuke tervislikum kui hapukoor, eks ole. Ja siis ma kasutan Santa Maria barbecue kastet röstitud küüslaugu maitselist. Jamm! Ja sama palju siis seda ka siia. Nii. Väga hea. Nii. Siis törts sidrunimahla. Väga hea. Ja segame lihtsalt läbi. Nii. Oih! Kaste on valmis. On või? Kaste on valmis. Ja võtame siis siit ühe friika. Näed, hoiab ilusti kuju, see on kõige olulisem. Te lihtsalt kuulete, kuidas see krõbiseb, väga hea. Väga hea. Nüüd te saite teada, et krõbedad ahjukartulid ja krõbedad bataadifriikad ei ole sugugi sarnased. Ühel kasutad soodat, teisel kasutad tärklist. Väga suur vahe on ju, aga tulemus on suurepärane. Nii et davaiks, tee järgi, proovi ja usu mind, naudid ka. Davaiks, tšau!